Kristust. Palvetame alguseks. Kallis taevane Isa, me täname sinu armu eest, me täname selle aja eest, me täname iga südame eest, issand. Me täname, et sina tegutsed ja sinul on midagi imelist, issand, selle koguduse jaoks. Me palume, Püha Vaim, täida meid kõigiga, mida vajame tänasel päeval ja las meie kõrvad häälestuda sinule, las meie silmad näha, mida teed ja las meie suu olgu sellega kaasas. Jeesuse nimel, tänu sulle. Amen. Nii tore. Me oleme siin kuulnud viimasel ajal kuningriigi teemal. Väga oluline teema. Ja ma ei tea, kuidas teiega, aga minul on usutee alguses olnud selline arusaamine, et ma saan päästetud ja siis ma ootan, kuni Jeesus järgi tuleb. Saan taevasse ära. Peasi, et vastu pean usus. Et teate, neid laulegi on, neid vanu, et saaksid minema ja siit vaevaorust. Et see on nagu, sa oled bussipeatusesse ja siis vaatad, kuidas elu mööda veereb ja ootad seda õiget Jeesuse bussi ja saad minema sealt. Et ja see on tegelikult, on loodud selline teoloogia kogu selle päästeevangeeliumi ümber. Et see on keskne. Aga päästeevangeelium on ainult osa kuningriigi evangeeliumist. See ei ole kaugeltki kõik ja tegelikult pääste on ainult uks kuningriiki. Et Jeesus ei tulnud meid ainult päästma hukatusest, vaid taastama poja ja tütre seisust. Et ja seda just nüüd siin, maa peal. Ja et me oleksime tema valguse ja elu kandjad, et me oleksime saadikud, tema saadikud siin maa peal. Et me vabastaksime nagu tema loomuse siia, jagaksime seda teistega ja näitaksime neile, et tegelikult nad ei ole orvud, vaid nemad võivad olla samuti pojad ja tütred. Aga paljud kristlased, ma näen tegelikult paljud kristlased, nagu minagi, ma tegelikult üldse ei mõistnud, kuidas ma võin kätte saada või neid tõotusi, mis Jumal näitab piiblis, mis kuuluvad tegelikult ju mulle. Ma ei tea, rahu, rõõm, kannatlikkus, pikk meel, kikk, enesevalitsus, mis iganes, Jumala soosing, see küllus meie elus. Piibel ütleb, et õnnistused, mis tabavad mind, ajavad taga ja tabavad mind. Aga see põhjus oli selles, et paljud elavad tegelikult nagu selle vana elu viisi järgi, et nad elavad hirmudes, kartuses, nende sellel haavatusel, neid juhivad need vanad haavad, mis on elu jooksul saadud ja ka palju see, mida teised ütlevad inimeste kohta. Või siis oma loodud teoloogia, et miks need asjad minu elus ei toimu, aga teiste elus toimivad. Et tõde on ju selles, et kõik hea ja täiuslik on meie sisse pantud, meie vaimu. Jeesus ütles Golgatal, see on lõpetatud. See tähendab, kõik on ära tehtud. Me ei pea manguma Jumala käest neid asju, vaid need on meie sees, kuid
kuidas neid siis aktiveerida, et kuidas me need asjad kätte saaksime, et küsimus ongi selles, kuidas see kuningriik toimib. Ja Paulus ütleb väga selgelt, kuidas see kuningriik hakkab toimima meie sees. Rooma 12.2 ütleb, et uuendage oma meeled. See on nii oluline, et sa sööd Jumala sõna igapäevaselt. Ja see toob tegelikult arusaamise ja mõistmise, mis tegelikult ja päriselt kuulub sulle, mis on tegelikult juba sinu oma, mis on sinu sisse juba pandud, aga see on vaja, et see esile tuleb, mis kuulub sulle kui tegelikult kuninga pojale või tütrele. Ja kuningriik ei põhine nagu sellel, kui palju sa palvetad või mis tunne sul parajasti on, vaid kuningriik põhineb ikkagi seadustel, kuningriigi seadustel. Mõned ütlevad, mis seadused, ma olen armu all. Aga see on paratamatus, seadused kehtivad ja Jumal on pannud need asjad niimoodi paika ja mäletan oma elustki, et mingi häda tuli, siis Jumal, siis sa alad ja vingud ja Jumal, näe mu olukorda, aita mind, kuule mu palvet. Jumal näeb ja kuuleb tegelikult. ta on juba kõik ära, see on nagu, ja mingit arusaamist ei ole, kuidas asi võiks toimida. Ja siis see on nagu niisugune postkasti mentaliteet, et ootad, et midagi potsatab postkasti, midagi head Jumalalt, aga ei tea, mis selle kuidagi käivitab, et see lihtsalt on niisugune loterii, et järsku Jumalal on hea tuju ja siis ta õnnistab mind. Ja see muidugi tekitab masendust ja täielikult arusaamatust, et miks siis teisi õnnistatakse, miks teda õnnistatakse, aga mitte mind. Ja muidugi hingevaenlane on kohe kohal seal, kasutab selle ära. Aga kui me tegelikult mõistame, et kuningriik põhineb seadustel ja siis need samad tõotused, mis Jumal on meile nagu valmis pannud, et need hakkavad nagu realiseeruma meie elus. Et näiteks üks seadus on armastuse seadus. Jeesus ütles, et see on ülim, armasta oma isa ja armasta oma ligimest nagu iseennast. Kui midagi teeme ja me ei lähtu armastusest, siis me ei lähtu kuningriigist. Nii lihtne see ongi. Ta ei ole andnud meile arguse vaimu, ta on andnud meile armastuse vaimu. Et see kõik on meie sees olemas. Meie asi on lihtsalt see aktiveerida enda sees. Ehk me alustame sellest, et me muudame oma meeli. Näiteks teiseks külvi- ja lõikusseadus. Ja see ei puuduta kaugelt üldse raha. See puudutab kogu meie elu tegelikult. Kõik sõltub ju, meie tegelikult lõikus sõltub meie mõtetest, meie käitumisest, ma ei tea, hirmudest, usust, kõigest, ka teistest inimestest, aga siis jälle see omakorda sõltub meie käitumisest. Ja võib-olla näiteks 3. seadus, ususeadus. Sõna ütleb, et ilma usuta on võimatu olla Jumalale meelepärane. Jeesus räägib sinepivakesest, millega võib mägesid liigutada, kui sinu usk on nii väike ja sellest piisab täiesti. Tegelikult usk on lihtsalt ju nägemine ja nõustumine taevaga. Sa ütled Jumalale, jah, ma olen nõus sellega, mida sina ütled. Esiteks, mida sina ütled minu kohta, Jumal, ma olen nõus sellega, jah. Ma olen uuesti sündinud, ma olen Kristuses, ma olen poogitud tema külge, nagu okspuu külge. Ja kõik, kogu elu ja kogu taevas voolab läbi minu.
mitte ainult vaimu, vaid läbi ka minu ihu. Ja see toob tervise. See toob kõik selle, mis tegelikult on sinna vaimu pantud juba. Palun ülistajad üles ja veel lõpuks, et jah, kuningriik põhineb seadustel, et me parem aktsepteerime neid ja käime nende järgi. Tegelikult see igatsus ja janu on meie sisse pantud. Käia nende seaduste järgi. Aga see algab jälle meelte uuendamisest. Nii et elades nende seaduste järgi, me näeme tegelikult neid tõotusi täitumus oma elus. Võib-olla mitte nii, nagu me ette kujutame, aga nii, nagu Jumala plaan on ja see on parim. Et Piibel ütleb, et Jumala kuningriik on teie seas, teie sees. See tähendab Kristus sinu sees. Kristus sinu sees. Mõtle, kogu universumi looja on sinu sees. Sina oled Kristuses, Kristus on sinus, Kristus on isas. Kõik on võimalik. Kõik on võimalik. Mis iganes probleemi ees täna oled, see on võimalik. Seal on lahendus olemas. Jumalal on lahendus olemas. Nii et me oleme saadikud. Jumal igatseb tegutseda läbi meie. Et ta ei taha, et me saame päästetud ja siis kiiresti minema siit. Piibel ütleb, et töötegijaid on vähe. See tähendab, Jumal ei taha meid ära viia siit, vaid ta tahab, et meil töötegijaid. Ootajaid on palju bussipeatuses, aga töötegijaid on vähe. Et see on Jumala igatsus, nii et miks? Et olla pojad ja tütred ja tuua see kuningriik siia, kiskuda maa peale, et tema saaks austatud, meie kuningas. Tõuseme ja anname Jumalale au. Siin sinu ees, su sulane kuulab su hääl. Siin sinu ees seisan ma. Siin sinu ees ma ootan ja kuulan su hääl. Siin sinu ees, Isa hea. Sinu ees, su sulane kuulab su hääl. Siin sinu ees seisan ma. Siin sinu ees ma ootan ja kuulan su hääl. Siin sinu ees, Isa hea. Kui ootan sind, mind tugevaks teed sa. Kui kuulan sind, mind kõnetad sa. Kui otsin ma sind, mul lubad end leida. Kui palun ma sind, mul vastad sa. Nüüd tule täidab paik, kus seisan ja ootan su hääl. Nüüd tule taas ja valgusta mu südant sa. Nüüd tule täidab paik, kus seisan ja ootan su hääl. Mu rahu annad ja kätel kannad edasi sa. Siin sinu ees, su sulane kuulab su hääl. Siin sinu ees seisan ma. Siin sinu ees ma ootan ja kuulan su hääl. Siin sinu ees
Isä hea. Kui ootan sind, mind tugevaks teed sa. Kui kuulan sind, mind kõnetad sa. Kui otsin ma sind, mul lubad end leida. Kui palun ma sind, mul vastad sa. Nüüd tule täidan paik, kus seisan ja ootan su hääl. Nüüd tule taas ja valgusta mu südant sa. Nüüd tule täidan paik, kus seisan ja ootan su hääl. Mu rahu annad ja kätel kannad edasi saan. Nüüd tule täidan paik, kus seisan ja ootan su hääl. Nüüd tule taas ja valgusta mu südant saan. Nüüd tule täidan paik, kus seisan ja ootan su hääl. Mu rahu annad ja kätel kannad edasi saan. Mul rahu annad ja kätel kannad edasi saan. Siin sinu ees, su sulane kuulab su hääl. Siin sinu ees seisan ma. Siin sinu ees ma ootan ja kuulan su hääl. Siin sinu ees, Isa hea. Jeesus, ole mu elu, olikas, ole mu valgus, Jeesus. Jeesus, ole mu elu, ole mu lootus, ole mu laul, Jeesus. Jeesus, ole mu elu, allikas, ole mu valgus, Jeesus. Jeesus, ole mu elu, ole mu lootus, ole mu laul, Jeesus. Ole kui tuli mu südames, ole kui tuul mu purjetes, ole see põhjus, miks elan ma, Jeesus, Jeesus. Ole kui tuli mu südames, ole kui tuul mu purjetes, ole see põhjus, miks elan ma, Jeesus, Jeesus. Jeesus, ole mu tee, mu nägemus, juhtija, Jeesus.
südames. Ole kui tuul mu purjedest, ole see põhjus, miks elan ma. Jeesus, Jeesus. Ole kui tuli mu südames, ole kui tuul mu purjedest, ole see põhjus, miks elan ma. Jeesus, Jeesus. Me tõstame käed ja kiidame Jeesust. Me tõstame käed taeva poole nüüd. Me tõstame käed, kiidame Jeesust. Me tõstame käed taeva poole nüüd. Me tõstame käed, kiidame Jeesust. Me tõstame käed taeva poole nüüd. Me tõstame käed, kiidame Jeesust. Me tõstame käed taeva poole nüüd. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Igavesti. Me tõstame käed, kiidame Jeesust. Me tõstame käed taeva poole nüüd. Me tõstame käed, kiidame Jeesust. Me tõstame käed taeva poole nüüd. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Igavesti ja veel. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Igavesti. Laulame ükskord veel. Me tõstame käed ja kiidame ja siis kui refrään tuleb, siis proovime plaksutada. Siis on nagu lõbusam. Taeva poole nüüd. Me tõstame käed, kiidame Jeesust. Me tõstame käed taeva poole nüüd. Ja proovime trummi mängida. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Väga hea. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Igavesti. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Igavesti. Sest Jumal on hea. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Igavesti. Me tõstame käed, kiidame Jeesust. Me tõstame käed taeva poole nüüd. Me tõstame käed, kiidame Jeesust. Me tõstame käed taeva
ta on alati kiitust väärt. Hea on vahepeal endale meelde tuletada, kust oled välja tulnud. Siis see on nii suur tänu põhjus. Tänu Jumalale, aga nüüd me saame panna kokku vabatahtliku ohvriani, ole hea, Andra. Tere, saame jälle teha midagi koos ja enne loeme Jumala sõna ka ja ma tahaks edasi anda ka väikesed mõtte. Ja kui Ain siin juba alustas sellega, et on olemas Jumala seadused ja sellised põhimõtted, mille järgi me elame, et siis me ei ole küll kokku leppinud, aga võib-olla ka midagi sarnast. Ja ma tahaks lugeda Johannese evangeeliumi 15. peatükist. Siin Jeesus õpetab meile 3 sellist põhiprintsiipi, mis on viljaka elu aluseks. Ja Johannese 15.5 ütleb Jeesus, mina olen viinapuu, teie olete oksad, kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Nii et esiteks ta räägib püsimisest. Püsige minus, ütleb, ja et me oleksime valmis olema osaduses temaga ja et me oleksime palves ja loeksime Jumala sõna. Ja siis me võtame vastu selle, mis toidab meie meelt, meie hinge, meie vaimu. Ja Johannese evangeeliumi 15. peatükk ja 7. salm, kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ning see sünnib teile. Nii et teine märksõna on see, et me saame midagi. Kui me jääme temasse, siis meid ootab viljakandev eluviis. Meie elu tervikuna muutub, sest meie ise ka muutume. Ja 3. Johannese 15. peatükk 16 salm. Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja, et teie vili jääks. Mida iganes te isalt palute, seda ta annab teile minu nimel. Selle käsu ma annan teile, armastage üksteist. Nii et püsime temas esmalt ja siis me hakkame saama seda, mida Jeesusel meie jaoks varuks on. Ja 3. me siis kanname seda vilja edasi. Ja see printsiip kehtib kõigi meie eluvaldkondade kohta. Aga täna samamoodi me paneme kokku armastuse ohvrianni ja jagame seda, mida me juba oleme Jumalalt saanud. Ja palvetame. Hea taevane Isa, suur tänu, et sina oled andja ja meie oleme vastuvõtjad. Ja issand, sinu läbi me saame edasi anda seda, mis sina oled meile andnud. Ja et meil ei ole puudust, Jumal, ja sinul ei ole kunagi puudust, sest sinu varasalved on rikkalikud. Õnnista kõiki, kes täna, issand, ka ohvri kokkupanemisel on osa ja et see, Jumal, sinu tahte järgi saab ka kasutatud täpselt õiges kohas seal, kus vaja. Ja sina tead seda kõige paremini. Jeesus, ole meiega iga päev. Suur tänu selle eest, et me võime loota kõigest sinu peale. Amen. Nii ja seniks siis teated. Uus infoleht on stendi peal. Ja tavapäraselt siis, mis nädalas toimub, teisipäevitis osadusgrupp kella 7 G4 siin kirikus. Kolmapäeval palvehommik kella 10, neljapäeval palveõhtu kella 7. Reedel noorteõhtud, need toimuvad siis 14 ja 28 märts kella 7. Ja pühapäeval, nagu ikka, palvehommik kell 10, kohvi saab samuti kell 10 ja jumalateenistus algab siis kell 11. Ja muidugi kutsuge jätkuvalt sõpru näitust vaatama, kui nad muidu teil ei tule.
Eelinfoks ka, et infolehes on ka kirjas, et me eelmine päev juba kuulsime Nelipühi kiriku suvepäevadest Lootuse külas, et seal natuke rohkem infot infolehes ja siis saate minna kodulehele ja vaadata, mis maksab ja kuidas registreeruda. Ja meil on ka nüüd see kolmapäev, mis tuleb, on meil hästi huvitav õhtu, kolmapäeval kella 6 niisuguse vaimuliku kasvu õhtu. See puudutab selliseid teemasid nagu ustavus, ligimise, armastus, hoolivus. Et tahaks teada, et paljud on nõus tulema kolmapäeva õhtul kella 6 siia. Et siin me teame arvestada teiega. Tõstke julgelt käed, kes on nõus tulema? 2, 3, kes veel? 4, 5. See on väga praktiline vaimuliku kasvu õhtu. 5 inimest on vähemalt olemas. Pange tööriided kaasa või selga ja siis me lapime natuke puid väljas. Suur tänu kõigile, kes tõstsid käe. Ja meil on sünnipäevalapsed ka olnud. Veiko Poks, kas ta on siin täna? Vist ei ole. Ei paista, jah. Veiko, soovime sulle rohket Jumala armu ja õnnistust jätkuvalt Issanda ligiolus ja temaga koos käimises. Ja nüüd saame kuulata, mida Jumal on pannud Aivari südamesse. Ole hea. Tänu Jumalale. Ma võtan siit arvuti üles. Ma täna proovin siis nagu seina peale rohkem, et ei vaata mind, vaid vaatate seina. Ja siis läheme jutlusega seina pealt. Et nii on kuidagi parem. Te võite mõelda rohkem Jumala peale ja kõike muud. Aga kuningriigi teema, nagu Ain ütles, pidevalt on kuningriik, siis minul täna on siin 3 maailma ja tänane jutlus ongi 3 maailma. Et millises maailmas meie siis elame? Et kuidas see saab olla? Et 1 planeet ja 3 maailma. Et kuidagi segane lugu, aga proovime siis Jumala sõnaga ja kirjakohtadega vaadata, sest Jeesus nagu ise vihjab kõigele 3 maailmale ja ta räägib nendest. Ja te olete kuulnud ja sellist ütlust nagu, ma kasutan täna prille ka, siis ma saan lugeda. Te olete kuulnud ja sellist ütlust, et maailma inimesed, et kunagi, kui ma olin maailmas ja siis ma tulin välja maailmast. Et ma ise olin ka kunagi maailmas ja ma kasutan seda terminit, et mina olin maailmas, aga nüüd on 3 maailmat, millises ma siis olin nagu ja kuhu ma siis tulin nagu. Tulin ühest maailmast teise maailma. Kas ma siis ei ela enam selles maailmas? Ma tean, et kunagi üks jutlustaja ütles punkerite kohta, kes protestisid, punk oli meil selline uudisasi, Ameerikas ja kuskil mujal olid hipid, kes võitlesid selle maailma korra vastu või ütles, et me ei ole sellest maailmast. Ja ma tean, et punkeritel oli selline ütlus, et peate ka maailm, ma tahan maha minna ja et kuhu sa siis lähed nagu, et me läheme sellest süsteemist välja. Ja siis üks jutlustaja ütles hästi, et punkerid ei ole sellest maailmast, aga kasutavad meie maailma restorane ja WC-s ikka nagu. Et kuidas sa siis ei ole sellest maailmast, et ikka kasutad kõiki neid hüvesi. Aga vaatame korraks siis, ühes maailmas on siis Jumal. Jeesus ütles, et tema on, me teame seda, see on tulevane maailm, see on siis kuningriik. Jeesus ütles, et minu kuningriik ei ole sellest maailmast. Minu kuningriik ei ole sellest maailmast. See tähendab seda, et on olemas üks teine kuningriik, üks teine maailm. Seal elab Jumal, Jeesus, Püha Vaim. See on nende business, see on nende maailm, see on nende kuningriik. Teine maailm, kus elan mina, on väga lihtne aru saada. Vaata, mulle pandi üks teine klaviatuur siia, väga hea. Mulle väga meeldib. Minu enda arvutil klaviatuur väga hästi tööta. Ma nüüd proovin hiirt kasutada nii. Ja aitäh, Gert, see on nii lahe. Arvuti on siin ja klaviatuur on siin. Vaadake, kus on tehnika, milline maailm meil on. Nii, mina ehk inimene.
inimene, see on see maailm, kus on inimene. Järgmine maailm on kultuur. Miks ma seda räägin, on see, et Jumala sõnast me saame vaadata, miks on olemas nagu 3 maailma. Esimene on siis Jumala riik. Anja. Jeesus tuli Jumala juurest, kuskilt tuli, aga sündis siia keskele, mis on keskmine maailm, kus meie elame. Mina siis olen siin selles maailmas koos ihu, hinge ja vaimuga. Mulle nii meeldis, mida Leevi rääkis. Leevi on seal taga puldis täna. See prillidega härra, kellel on 2 poega süles. Ja meil oli noortekas viimati ja Leevi rääkis noortele, sa ei ole see, mida sa tunned. Kuulate mind ikka, jah? Sa ei ole see, mida sa tunned, ehk siis loodame, Leevi, et sa kunagi räägid siin kantsis seda, mida sa noortele rääkisid. Leevi rääkis ihust, hingest ja vaimust. Tihtipeale me kuidagi mõtleme, et me oleme ainult ihu. Et mul on kõht tühi, ma tahan süüa. Mul on pissihäda, ma lähen vetsu. Ma tunnen ennast mustana, ma lähen dussi alla. Ma ei tunne ennast hästi. Ma ei tea, kes ma olen või ütleme, et mulle tehti haiget, mulle öeldi halvasti ja see väga riivas mind. Mulle öeldi, et ma olen see või teine või kolmas. Siis ma tegelikult identifitseerin ennast sellena, et mulle öeldi nii. Aga ometi me peame teadma, et meil on ka hing. No hing sai haiget, ja meil on vaim. Et need on üliolulised asjad. Täna ma nendest väga palju ei räägi. Ma pigem räägin siis maailmadest, et meie oleme siis siin keskel. Mina olen ka siin, mina inimene, sina oleme koos ihu, hinge ja vaimuga selles maailmas. Ja mis on siis 3. maailmas nagu? Vaatame korra seda. Seal on siis meie uskumused, mida me usume, meie rituaalid, isegi uskmatus, mida Jumal tihtipeale kritiseerib, või siis jumalatus. Aga näete, seal 3. maailmas on veel mina ja kultuur. Ma jätsin selle ütlemata, näete seal, Anja. Ehk siis 3. maailmas on nagu see kultuuriline inimene, meie kultuur. Me tihtipeale vabandame ka välja igasugused asju, et ma olen selline sellepärast, et see ühiskond või siis see kultuur muudab mind. Ma kogu aeg vabandan, see ühiskond muudab mind. Võta, milline ühiskond? See 3. maailm siis, nagu see kultuur nagu muudab sind, okei. Vaatame, mis seal siis selles 3. maailmas on, kus on kultuur. Seal on meie harjumused, kindlasti, mis me oleme koolis õppinud. Aga seal on ka halbu asju. Ma praegu väga palju halbu asju panen siia. Ma panen kohe häid asju ka. Siin on nõidust, Jumala sõna räägib, et siin on nõidust. 1. Johannese 2.16 räägib, et on ebajumala teenistust ja siis silmahimu, lihahimu, elukõrkus. See jääb sinna alla, jah? Las ta jääb. Nii. See on see, mida Jumala sõna räägib, et selles kultuuris on väga palju asju, millega Jumal ei ole nõus. Nüüd natukene korrigeerime neid pilte. Jumala riik Jeesus on 1. maailm. 2. maailmas olen mina, ihu, hinge ja vaimuga. Ja 3. maailm on siis kultuur. Minu kultuur. Ja lähme edasi. Ma vaatan, kuidas ma saan. Nii, vaatame ühte kirja kohta Efeslaste 5 ja 3. Mida Jumala sõna ütleb selle kultuuri kohta? Efeslaste 5 ja 3. Ma kohe näitan ka neid kirjakohti seina peal, aga mitte praegu. Aga hoorusest ja kogu rüvedusest ja ahnusest ärgu olgu teie seas juttugi, nõnda nagu on kohane pühadele. Samuti riivatus ja rumalad sõnad ja sündsusetu lõõpimine ei sobi teile, vaid selle asemel olgu tänu. Nii, selline kirjakoht, mis räägib, et ärgu olgu teil siis selliseid asju nagu ahnus, hoorus, rüvedus, ütleb selles kirjakohas. Tuleb välja, et meil on nagu küljes siin maailmas elades. Jumal ütleb, et ärgu olgu seda enam, aina. Nii, vaatame järgmist kirja kohta. Galaatia 5, 20 ja 21. Enne ma panin siia igast halbu sõnu. Ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid,
kadedus, raevutsemine, isemeelsus. Mis siin veel on? Lõhed, lahknemised, nii riid, vaen, kiivus, raevutsemine, isemeelsus. Vaadake, kui kultuursed inimesed me oleme selles maailmas. Et Jumala sõna räägib, et teil on nii palju neid asju, et ärgu enam olgu. Lõhed, need on siis nagu lahkhelid, mitte see kala, mis on jões või meres. Kala võime ikka süüa. Ja. Et väga halb kultuur tundub olevat, aga lähme natuke ilusama kultuuri peale. Meil on ju midagi ilusat ka. Ja ma võtsin internetist välja, et mis on siis tegelikult meie kui inimeste kultuuriline taust. Mida me siis kultuuriks peame? Ja ma panen nüüd prillid ette, see on nii väike kiri siin. Teie näete seinalt suurelt. Kunst ja eetika on meie üks kultuuri osa. Sinna alla kuulub siis visuaalkunst. Vaadake, siin seinal on visuaalkunst. Kas see on väga halb asi? Maalid, skulptuurid, graafika, fotograafia. Kes on kunagi pilti teinud? Tõstke käsi. Te olete kultuursed inimesed. Te olete praegu juba kunsti ja eetika valdkonnas teinud juba tegusid. Nii, kas keegi on mingit kujusavist kunagi teinud? Vau! Yes! Nii. Siis, kas keegi on maalinud või joonistanud midagi? Kõik. Vau! Ja, mis on veel kultuuri alla? Ma vaatasin ja internetist otsin, Wikipediast ja igalt poolt mujalt. Kirjandus ja keeled kuuluvad kultuuri alla. Mis see siis on? Esimene on siis ilukirjandus, romaanid, novellid ja luule. Kas keegi on kunagi lugenud romaane? Vau! Te olete tegelenud selle maailma kultuuriga. Väga lahe. Siis on teaduskirjandus, rahvaluule, keeleteadus ja filosoofia. Kas keegi oskab peale eesti keele mingit keelt veel? Tõstke käsi. Te olete kultuursed inimesed. Kirjandus ja keeled on teil täiesti nagu läheb väga hästi. Nii, järgmine kultuuriharu, mis meil on olemas, kindlasti eestlastel ka, on muusika ja etendus. Muusika on siis, neid on väga palju variante, need on sajuti. Näiteks klassikaline rahvamuusika, pop, džäss ja nii edasi ja nii edasi. Räpp, ta-ta-ta-ta, nii. Kas on siin saalis inimesi, kes aeg-ajalt kuulab muusikat? Jaa. Aga kas siin saalis on inimesi, kes on kunagi ise ka laulnud häälega kaasa, mingi laulu on? Nii, te olete ka kolmandas kultuurivaldkonnas kaasalööjad. Nii, selles kolmandas muusika ja etendus on ka veel teater. Kas keegi on kunagi teatri etenduses näidelnud näiteks koolis või kuskil laval? Päris paljud. Siis on tants, kuulub sinna hulka. Ehk siis ballett, kaasaegne tants, folkloorne tants, rahvatants, ooper ja muusikalid. See on alles 3. osa. Neid on 8. Ma praegu loen 8 ette. Neid on tegelikult rohkem, aga ma loen 8 ette. Need on põhivaldkonnad, mis on siis nagu meie Eesti kultuuris. Nii, 4. Rahvakultuur ja traditsioonid. No traditsioonid, ma ennem siin vaatasin, siin tulbas olid ka mingid uskumused ja kogemused ja kõik muud. Aga päriselt nii ongi. Rahvakultuuris on siis tavad ja kombed. Mäletate, kui Jeesusele öelda, et sinu jüngrid ei pese käsi enne söömist, siis see oli komme, see oli mingi komme juba pikka aega, et tuleb lihtsalt visuaalselt, mitte visuaalselt, ütleme nii traditsionaalselt käed ära pesta, kas nad siis said puhtaks saanud, aga vette pista ja hakkame sööma. On ju, komme. Ma vaatasin eile saadet, kuidas... mul kadus kiri eest ära. Mul kadusid praegu kultuurikirjad eest ära. Kohe proovime uuesti kätte saada.
nii, proovi uuesti. Näed, ma ei teinud koopiat. Heakene küll. Ma ei saagi teile ette lugeda enam kultuure, kõik kadusid eest ära. See tähendab seda, et ei tohi hoida üleval internetis, vaid peab olema ilusti, kenasti koopiad tehtud, aga ma saan selle kohe kätte. Nii, lähme edasi. Ma vaatasin eile ühte saadet, kuidas Tuuli Roosma oli oma perega Jaapanis, ma ei tea, kes juhtus vaatama, siis nad sõid pulkadega ja siis mul tuli just, et see kultuur on, Jaapani kultuur on hoopis teistsugune või hoopis nagu meil on noad kahvlid, et meil on ka kindlasti, et millises käes hoiad nuga ja kui sa oled söögi lõpetanud, kuidas panna kahvlid taldrikule, kui sa paned nad risti, siis sa nõuad sööki juurde või sa sööd edasi, see taldrikut ära ei viida, Aga seal oli päris hull see pulkadega. Sa ei tohtunud mitte kellegi poole pulkadega viibata, siis sa nagu osutasid talle mingit õnnetust või mingit kutsusid duellile või midagi. Siis sa ei tohtinud tõsta pulkaga teatud moodi, siis sa kuulutasid surma. Et ainult surnud konte tõstetakse pulkadega nii. Ja tead, kui ma seda kõike vaatasin, kui mina läheksin Jaapanisse, siis kui ma läheksin restorani ja ma söön nii nagu siin Eestis, siis mind järgmine kord sinna sisse ei lasta. Ja seal ongi nii, kui ma olen seal söönud valesti või solvanud nende pulkadega valesti teinud, siis tuuakse sulle restorani poolt mingisugune jook restorani poolt. Ja see on sellepärast, et sa saaksid aru, et sul ei ole vaja siia enam tulla. Sa solvasid meid. Mina arvaksin, kui mul tuleks restorani poolt midagi, ma tulen järgmine jälle, sest midagi kingitakse mulle. Vaadake, kuidas ma võin saada valesti aru teise riigi kultuurist. Päris karm. Ja see on nagu välja kujunud kuidagi. Me ise mõtleme asju välja, me mõtleme, nii on lahe, pulkadega nii ei tehta. Ja siis nad lõpuks mõtlesid, et kuulete, aga me võime üksteist kõditada ikka laua alt pulkadega ja seda nad ei näe ju. Ja seda ikka võib teha. Vaata, kui leidlikud me oleme. Nii, vaatame kultuuri edasi. Eesti kultuur siis. Religioon ja maailmavaade. Väga huvitav kultuuri osa. See on Eesti üks kultuuri osa, on religioon ja maailmavaade. Ehk siis mida me usume, nii ma kirjutan uuesti siia. Te saate nii kaua seinamalt vaadata seda asja. Nii, kohe tuleb ette. Ma loodan. Nii, religioon ja maailmavaade. Vaat nüüd ta kirjutab mul hoopis teisi asju. Okei, nagu lähme edasi. 6. Teadus ja haridus. Nii, mis ta siis teadus ja hariduse kohta ütleb? Ei ütle enam midagi. Heakene küll. Teadus on ikkagi kõik, mida me koolis õpime, mida me saame ise õppida, mida on juba uuritud, kõik geograafia, bioloogia, kõik muud teadused ja mida me õpime ja kas me tahame seda edasi õppida ja siis lõpuks teisi õpetama hakata. See on meie kultuuri üks osa, teadus ja haridus. Sotsiaal ja poliitika on meie kultuuri osa. Nii, ma ei saa seda pikalt lugeda, kuna mul läksid kirjad ära, lähme edasi, võtame viimase siis. Populaar- ja meediakultuur. Igasugune massimeedia ja muud televisioon, raadio, kõik meediavaldkonnad, internet, kus ma praegu olin ja olen, et see on nagu meie kultuuri osa. Ja lähme edasi. Vaatame Johannese 8.23 kirja kohta. Ütleb niiviisi. Ja Jeesus ütles neile, teie olete alt, mina olen ülalt. Teie ei ole sellest maailmast. Teie olete sellest maailmast. Mina ei ole sellest maailmast. Nii et vaatame siis, kus kohta Jeesus ennast asetas. Jeesus ütles, et mina olen ülalt, ehk siis Jumala riik. Paneme siia linnukese. Et Jeesus ütles, et mina olen siit. Ja ma ei ole siit ja ma ei ole siit. On loogiline. Kirja kohta ütles, et mina olen ülalt, teie olete alt, mina ei ole sealt. Nii. Meie oleme siin. Meie oleme aga kindlasti siin. Siin oleme meie. See kirja kohta ütleb niiviisi. Jeesus ütles, mina olen ülalt, teie olete sealt alt.
ja me ei ole kindlasti sealt, kus Jeesus on. Me oleme sündinud siit, me oleme sellest maailmast, me ei ole sealt maailmast, kus Jeesus. Aga tegelikult tahaks ju kõike kolme saada ju. Me tahaksime olla niiviisi. Mina küll tahaks. Ma tahaks kõike omada, ma tahaks kõike teha, mul on fun, mul on muusika, mul on teater, mul on kino, mul on kõik, selles mõttes on ju. Ja tegelikult ma tahaks olla Jumala riigis ka ükskord, kui ma siit lähen, siis ma saan ka sinna, on ju. Aga kuidas siis minna sinna niiviisi, et ma nagu Paulus ütleb, et kui te olete selles maailmas, siis kasutage seda maailma nii, nagu te seda ei kasutaks. Et minge nagu, ja siis Jeesus ütleb, minge sealt puhtalt läbi, et ei määrduks ja niiviisi. Et vaatame korraks seda. Lähme edasi, Johannese 3.16. Selline kirjakoht. Paljud teevad seda peast. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Mida armastanud? Maailma. Millist maailma? Kas seda taevast maailma, kus ta elab seal? Ei, ta ütleb, et seda maailma. Et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Nõnda on Jumal maailma armastanud. Vaatame siis, mismoodi. Kuhu me linnukese paneme? Kõigepealt, Jumal on enda Jumala riigis. Nii, paneme linnukese siia. Jumal, mida ta armastas? Maailma, millist maailma? Järelikult nagu inimest või? Paneme siia linnukese. Aga huvitav, kas ta seda kultuuri ka armastas nagu? Et kas ta seda teatrit ja kogu seda tsirkust, mis siin toimub, nagu meie arvame, et see on nüüd väga suur tsirkus. Aga tegelikult, kui me enne vaatasime, meil on igasugused uskumused, meil on religioon. Näete, siin 5 on religioon ja maailmavaade. Kui Jeesus tuli maailma inimestega juttu rääkima, siis ta tegelikult ju armastas seda inimest sellisena, nagu ta oli. Mina paneksin linnukese siia. Siin on palju uskmatust, rüvedust, nõidust, ebajumalateenistust, amoraalsust. Et kas ta ikka tahtes siia tulla? Aga me näeme, et ta kõikide nende inimeste käis läbi, rääkis nendega juttu ja nii-öelda pühad inimesed, kes käisid kirikus, ütlesid, et kuidas sa tohid istuda nendega seal. Nii et tegelikult Jeesus istus ja rääkis nendega juttu. Isegi patustega, isegi abielu rikkujaga ja mõistes ta õigeks. Nii, mina paneksin linnukese siia, sest et meie oleme oma kultuuri, meie kultuur ongi see, mis on välja kujunud meie sünnist saati kuni minu 52 eluaastani, minu uskumused, minu muusika, kõik, mis ma laulan, mis ma koolis olen õppinud, mis ma olen nüüd teen ja kui nüüd ma saan Jeesus kokku, siis Jeesus nagu ütleb, et kuule, et kuidas sul läheb, et millega tegeled ja ta kuulab sind. Kus sul raskus on? Olete tähele pannud, kui te lähete palves Jumala ette, siis te tegelikult räägite Jumalale neid muresi asju, mis teil praegu pakilised on. Aga mis on need mured asjad? Millisesse tulpa nad kuuluvad? Kas sinna Jumala riiki, et teil on mure Jumala riigi pärast? Või selle keskmisse tulpa maailma, kus on ihu, hing ja vaim, et kuidagi mul on kehva olla kindlasti, mul on haigus siin või mingi tunnen ennast kehvasti või. Aga vaadake see kolmas, see kultuuriline osa. Mul ei ole tööd, mul ei ole sissetulekut või kas ma teen seda, kas ma lähen sinna, kas ma kirjutan selle raamatu, kas ma maalin selle maali, kuidas ma maalin Jumala õnnist ja anna mulle visioone. Vaadake, me tegeleme siin maailmas kogu aeg kultuuriga endale aru andmata ja isegi küsime Jumalalt nõu ja isegi palvetame Jumala poole, et kuule, aita valida välja töökoht, asi, kas see teadus või see töökoht või see. Näiteks kultuuri osa on siin ka näiteks arhitektuur, mis tähendab ehitust. Ehk siis, kui mina lähen midagi ehitama ja nii nagu me kuuleme, et usklikud ütlevad, Jumal, õpeta meid, aita meid, siis me palume Jumalalt abi kultuurilistes asjades. Täiesti tavalises kultuurilistes asjades. Ja nii, lähme edasi. 1. Johannese 2.15 kirjakoht ütleb nii. Ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas. Kui keegi armastab maailma, siis ei ole temas isa armastust. Sest kõik, mis on maailmas, lihahimu ja silmahimu ja elukõrkus ei ole isast, vaid on maailmast. Ahaa, nüüd vaatame, et proovime siis linnukesi panna või siis riste panna, et
mida Jumal ütleb, mida me ei tohi armastada. Järelikult ikkagi seda kultuuri me vist ei tohiks nagu armastada, paneme selle risti siis siia, et ärge armastage seda maailma, kus on see elu kõrkus ja kõik need väga pahad asjad, mis me lugesime. Aga inimest me peame ikka armastama, on ju? Me peame armastama inimest, on ju, selles mõttes, et me ei saa ju maha kanda inimest ja kindlasti paneme Jumalaga linnukasse, me tahame Jumalat armastada. Nii, võtame edasi. Ühe kirjakoha veel. Johannese 15:19. Kui te oleksite maailmas, siis maailm armastaks teid kui omi. Aga et teie ei ole maailmast, vaid mina olen teid maailmast ära valinud, seepärast maailm vihkab teid. Väga huvitav, jälle räägib maailmast, on ju. Te ei ole sellest maailmast ja see maailm vihkab teid. Vaatame, kus me siis oleme, mida see kirjakoht ütleb. Ma pakun, et me oleme siis nagu, Jeesus ostis meid enda maailma, vaadake siia esimesse, kus on mina. Siin on ka kultuur, siin on Jumala kultuur, siin olen mina. Nii et sellest Jumala riigist, kus oli Jeesus, see esimene tulp, seal on siis Jumala kultuur, seal on Jumala sõna, piibel, tema süsteem, seal olen mina ja tema ostis mind välja nendest kahest maailmast. See maailm, mis on seal keskel, kus on inimene, ja see teine, kolmas maailm, kus on kultuur. Ja ta ütleb, et ärge armastage seda maailma. Ta ütleb niiviisi, ärge armastage seda maailma. Nii, vaatame edasi. Veel üks kirjakoht tuleb. Johannese 17:11. Ja mina ei ole enam maailmas, kuid nemad on maailmas. Ning mina tulen sinu juurde, Püha Isa. Hoia neid oma nimes, mille sina andsid mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie. Nii, siis järgmine kirjakoht, Johanneses 17:15. Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest. Jeesus palvetab ja räägib Isaga, et ma ei palu, et sa neid maailmast ära võtaksid, nii et me ei pea maailmast ära tulema. Vaatame edasi. Järgmine kirjakoht, Johannese 17:18. Nii nagu sina läkitasid mind maailma, läkitan ka mina nemad maailma. Tohoh! Kuulsite või? Nii nagu Jumal läkitas Jeesuse maailma, nõnda läkitab Jeesus meid maailma. Me peame ikkagi maailma tagasi minema. Ei, ta ütleb seda ju. Vaadake, kas ma loen valesti või? Nii nagu sina läkitasid minu maailma, läkitan ka mina nemad maailma. Jeesus ütleb niiviisi. Vaatame, kuhu ta meid siis läkitab. Vaadake seda kõige esimest, Johannese 3:16. Vaadake, Jeesus tuli siia maailma, ta armastas seda maailma, kõigil on linnukesed. Me tahtsime ka olla ja me tahtsime ka olla, et me saaksime sellest maailmast kõik võtta, teha siin, olla ja tahaksime ka lõpuks ükskord Jumala juures olla. Me tahaksime, et meil ka kõikides lahtrites linnukesed oleksid. Aga nüüd ongi see kirjakoht ütleb ju. Mina läkitasin neid sinna maailma. Nii, viimane kirjakoht. 1. Korintuse 5:9-10. Ma kirjutasin teile ühes kirjas, et ärge suhelge kõlvatutega. Seda me ei ütle üldiselt selle maailma kõlvatute või ahnete ja riisujate või ebajumala teenijate kohta, sest muidu peaksite maailmast ära tulema. Siin ütleb kirjakoht, et ärge suhelge nendega, kes on kõlvatud inimesed, kes on nagu kristlased on ju, või usklikud ja nad ei paranda meelt on ju, nad on kõlvatud, ärge nendega suhelge. Aga nendega, kes ei käi kirikus, kes on uskmatud, nendega suhelge edasi. Sest muidu te peaksid sealt ära tulema. Ma ei mõtle seda, et te sealt ära tuleksite, olge maailmas edasi. Vaadake huvitav, et ta nagu isegi rõhutab, et suhelge kõlvatutega, kes ei ole siin kirikus, kes ei ole usklikud, suhelge nendega. Aga need, kes on usklikud ja on kõlvatud, nendega ärge suhelge. No tehke nagu vahele, et me ei taha, kui sa nüüd oled usklik, ära ole enam kõlvatu, vaid suhtle nendega edasi, kes ei ole siin kirikus. Kuhu me siis linnukesed paleme?
kindlasti me tahame olla Jumala riigis, Jeesus ütles, et ma olen teid kutsunud oma riiki. Ja nende 3 või 4 kirjakoha järgi ta ütleb, et te ei pea tulema ära maailmast. Ja ta ei pea tulema ka sealt ära, kus on seda kõlvatust ja neid asju, te ei pea sealt ka ära tulema. Suhelge nendega edasi. Aga tundub, et see on nii must kuidagi see asi, seal on igast uskmatust ja värki ja kõike ja loomulikult on. Mul oli üks kogemus hiljuti, käisin külas ka ühel perekonnal, saime niiviisi tuttavaks, et ma käisin seal mingit tööd tegemas ja käisin teist korda mingit tööd tegemas ja mingi abielupaar elavad kuskil väga kaugel Sõrve tagatipus ja mõtlesin, mis te siis teete siin talvel, on mere ääres on maja ja tead, kütavad päevad läbi, nende elu koosneb nagu kütmisest, aga nad teevad ka kõike muud, nad teevad igasuguseid 3D printimist ja toodavad igasuguseid sööke, jooke, salve, isegi habeme palsamit. Ja nii, ma ei teadnud seda siis veel, aga ja tohutu tehas on püsti pandud niiviisi, ja siis nad ütlesid, et tule külla, et neil on talvel niikuinii igav ja ma läksin külla, võtsin sõbra kaasa ja siis, kui ma hakkasin seal nagu Jumalast rääkima, õigemini mina ei hakanud, vaid sõber hakkas ise nagu ütlema, et aga see Aivar ju, see tead, see on ju see ja siis käib kirikus ja nii. Ja siis me hakkasime seal midagi rääkima, siis ta ütles, kuule, lõpetame selle pulli ära, et aine niiviisi, et ärme rohkem räägi ja tema ei tahtnud rohkem, et ma hakkan muidu sellele külalisele, kelle juures me külas oleme, tähendab, sellele peremehele ka äkki Jumalast rääkima. Ja mulle tundus, et see peremees nagu hakkas mind kaitsma nagu selle mehe eest. Ja ta hakkas nagu väga halvasti suhtuma sellesse mehesse, kes ei lubanud mulle enam Jumalast rääkida. Nagu. Ja läks aeg mööda, see mees helistab mulle ja ütleb, et kuule, et tule sinna Sõrve laulma nagu jõulude ajal, kultuurikeskusesse. Ma läksin, võtsin, et võime sealt kaasa siin, Leevi aitas mind, näitas, andis oma pedaalid, kõiki asjad ja siis ma hoiatasin neid, mõtlesin, et te ei taha, et ma laulan, et minu repertuaaris on Jumal ja Jeesus, siis see kultuurik ütleb, et ei huvita, tule ikka, Läksin sinna, laulsin ära, kõik oli hästi tore ja nüüd see peremees ütleb mulle, et kuule, aga tule teinekord tagasi nagu, mulle külla nagu koju, aga ära seda sõpra võta kaasa. Siis ma mõtlesin, jess, sa tahad Jumalast kuulda? Oi, sa tahad Jumalast kuulda, nii väga hea. Leppisime kokku, sõitsin külla, istusin seal ja siis mõtlesin, kuule, aga ma nii kaua koos istume, et nüüd võiks, sõime seal ja mõtlesin, kuule, nüüd ma võiksin põhipointist ka rääkida ja hakkan rääkima ja ütleb, ära mulle Jumalast küll räägi. Mõtlesin, oota, et ma olin üllatunud. Ma olin täiesti kindel, et ainult sellepärast ma nagu ta kutsus mind tagasi. Mõtlesin, oota, ma räägin ühe väikse mõtte ära. Rääkisin kiiresti ühe loo ja ta muudki kuuleb, mis sa tahad sellega öelda? Ma rääkisin talle Henry Fordist, et oli suur autotehas, Henry Ford, autofirma omanik, mõtles kaubamärgi välja, tema on selle firma omanik ja tema sõitis kaugele maale, jättis töötajad sinna, aga ka ülevaatajad, kes neile palka maksab niiviisi. Aga töötajad hakkasid mässama seal nagu. Ja siis nad lõpuks nagu heitsid need ülevaatajad välja, et me oleme ise enda ülevaatajad tead. Ja lõpuks Henry Ford saatis oma poja sinna firmasse, et kuule, et seal on mingi jama seal firmas, et aga poeg on pärija ja siis töötab, pärija tuleb, töötajad vaatasid, lööme selle pärija maha, me saame Fordi firma endale. Ja siis ma ütleb, oota, kuhu sa tahad vihjata? Sa tahad nagu vihjata, et Jeesus tuli ja niiviisi. Ja ta nagu tabas kohe kõik ära, nii, stopp, nüüd aitab. Sai vihaseks ja. Mõtlesin, ma tahtsin seda öelda. Kui sina ei paranda meelt, siis on kõik läbi. Siis tuleb omanik ja lööb need halvad maha lihtsalt. Okei, nüüd kõik niiviisi. Mõtlesin nii, ma olen asja ära rääkinud, nüüd räägin millegist muust ja rääkisin kultuurist jälle edasi. Aga minu jaoks oli ka see väga, Gert, see oli sinu oma, Vabandust, ma panen ta nüüd parema koha peale. Et vahest võib tulla ka üllatus sealt, kus sa ei tea, et sa lähed rääkima Jumalast või niiviisi, et ma läksin sinna kõige viimasesse, kus on kultuur, läksin sinna ja ma sõin mööda päidi jalgu. Nii, aga ma lähen siit edasi. Kui me tegelikult puhastame need halvad asjad siit ära, amoraalsus ja ebajumala teenistus ja silmahimu ja nõidus ja lihahimu, võtame sealt kultuuri alt need ära ja paneme siia siis enda asjad asemele või need asjad, millega Jeesus tuli. Kui Jeesus tuli inimestele midagi pakkuma, siis ta pakkus usku kindlasti, armastust, rõõmu, rahu, lahkust, headust, ustavust, tasadust, enesevalitsust, need on vaimuviljad, eks ole, olete lugenud. Ja lootust, et tegelikult ma näen seda, et kui Jeesus suutis käia inimeste keskel ja olla ka selle kultuuri keskel
ja näidata enda kultuuri ja rääkida enda kultuurist, siis ma näen, et ta ütleb ka, et ärge, te ei pea sealt ära tulema, suhelge nendega edasi, nendega seal ja niiviisi. Et see viimane rida, et ma panin linnukest igale poole. Jess! Ma saingi selle lõpuks kätte, ma saan igal pool olla. Ja olla ka kultuuris osa, on ju. Näiteks teater. Aga Aivar, sa oled nüüd usklik, sa ei tahi ju teateris nagu, veel vähem seda vaadata, on ju. Näidelda kindlasti mitte, kuule, aga taevavärad, põrguleegid, mis see oli siin, on ju? Teater. No aga kinno minna see ikka ei tohi. Jah, ma teen siis kodus teleka lahti, vaatan sealt, see on parem või? Panen CD-ga veel peale, vaatan filmi kodus, ostan salaja selle CD, mida ma ei tohi kinno vaatan minna ja vaatan kodus. Mul on kodus CD-de selline riiul, seal on mingi 4 rida, pooled juba pakkasin kokku ja oleme ära kinkinud ja keldrisse pannud, aga siis seal on sellised õpetlikud filmid on veel, multifilmid, 1,5-tunnised multikad on ja Kung Fu Panda näiteks ja Ratatouille ja muidugi Matrix on film kohe on ja Matrixi esimene osa, et minu arust väga vaimulik. Et ma olen tähele pannud, et kuidagi Hollywood, et Jumal on saanud ka nagu Hollywoodi kaudu nagu kõnetada mind, ta teab, mis on minu kultuuriline taust, millisest perest ma olen ja kus kandist ma olen sündinud, kui patune, kui rikutud see on. Ja ta laseb valmistada sellise multika või sellise filmi, mida ma näen ja vau! Näiteks ma vaatasin kunagi sellist filmi, ma olen siin Kantsis juba rääkinud ka nagu Pere isa, The Family Men, Nicolas Cage on peaosas. Ma olen seda filmi 10 korda vaadanud ja nutnud, 5 esimest korda nutnud seal ja siis 5 järgmist korda enam ei nutnud ja parandanud meelt. Ja siis mõtlen, et see ei ole Hollywoodi tehtud, see on ikkagi Jumal andis kellegile mingi. Need inimesed on seal Ameerikas pühapäeva koolis käinud kindlasti, suureks kasvanud, käinud kuskilt filmi tegemise kursustel või koolis saanud oma diplomi ja teinud sellise filmi, mis kõnetas mind. Ja kui ma näitan seda teile, siis te vaatate, igav, on ju. Et igal ühele on midagi, kuidas Jumal kedagi kõnetab nagu, on ju. Et see on nii huvitav, et me oleme selle kultuuri sees, on ju. Sa saad ise filme teha, sa saad filmida telefoniga täna juba, on ju, võite teha igassu sees, on ju, kuidas kellegile evangeeliumi kuulutada või kuidas. Siim, ma toon ühe näite Siimust. Näiteks Facebook ja kõik sellised asjad, YouTube ja on väga head platvormid. Mina olen praegu rohkem TikTokis, kus ma panen asju üles. Ma panin ühe video üles, kuidas Jumal näitas, kuidas autovõtmed üles leida ja kõige hullema nimega mees kohe kõnetas mind, kelle nimi on 666. Ta kohe küsis mu käest, kas sa leidsid midagi veel, kui sa Jumalalt palusid midagi. Ma mõtlesin, seekord ei leidnud, aga üldiselt olen leidnud. See, et ta nimi on 666, kas ma pean kartma seda meest või? Ma panen endale 555 nimeks, ma olen hirmsam või 777 ja ma olen pühalikum või aine. Numbrid, see selleks, aga Siim pani ühe video ülesse. See on nii lahe, ma kunagi rääkisin ühes, oli mingi kursus, me õppisime nagu evangeelselt nagu noortega tööd tegema ja siis me pidime ühes tunnis olema nagu lapsed. Me pidime käituma nagu lapsed ja siis ma ütlesin, tõstsin käe ja tahtsin ka ühe näite rääkida ja rääkisin Siimust, aga minu isi tal printer ei hakanud tööle ja siis ta ütles, Jumal, tee mu printer korda ja printer ikka ei hakanud. Siis ta pani põlved maha, ütles, Jumal, palun, võt niiviisi on ja põlved maha, Jumal, palun. Ja kui ta pani põlved maha, nägid, juhe on laua alt väljas ja pani tepsli sisse ja printer hakkas tööle. Ja Siim tegi sellise video, pani Facebooki ülesse. Vau, tasub alati palvetada, on ju. Et see oli 50-50 naljaga, et panid põlved maha, nägid, et juhe on väljas. Aga ikkagi need näited kuskile kultuuri ülesse panna, ehk siis massikultuuri või massimeediasse tähendab. Meedia on üks kultuuri haru, et massimeediasse ülesse panna. Jaa, aga nüüd ma lõpetan. Nii et ma ei oska muidugi seda kokku võtta, aga just see osa, et on 3 maailma, me ei pea ühtegi maailma pelgama, ega ühtegi vähem armastama, vaid me võime olla nende osa ja juurde anda. Amen. Suur tänu, Aivar. See on oluline, jah. Ma olen ka kuulnud selliseid ütlusi, et mis, et minu kuningriik on seal ja mina ei tegele üldse selle maailmaga. Aga kuidas me saame soolaks ja valguseks olla siis? Siis me oleme nagu kloostris ja mõju jääb väikeseks. Aga tõuseme, palvetame ja lähme siis ülistusse.
ja kallis taevane Isa, me täname sinu armu eest, et sina oled nii imeliselt kõik loonud, issand, sa oled loonud selle maailma, issand, andnud meile aja, issand, vaba tahte otsustada sinu kasuks, et me võiksime olla igavesti, issand, sinuga koos ja sinu tahe on, et me oleksime valguseks ja soolaks siin maailmas, issand. Ja me täname selle eest. Sina oled kõik korraldanud, sinu kontrolli all on kõik ja sina juhid kõik, issand. Lihtsalt paneme oma lootuse sinu peale ja me täname, et sina valitsed ja parim on ees. Jeesuse kalli nimel me täname, ülistame sind. Amen. Sõbra sinus leidsin, sa lähedasem vennast, su puudutus nii kallis, vaid sina tuled nõnda. Jeesus, sõbraks jääd mu. Jeesus, sõbraks jääd mu. Lootuse ma leidsin, sa ustavam kui ema. Sinust ma ei lahku, sind kaotada ei taha. Jeesus, sõbraks jääd mul. Jeesus, sõbraks jääd mul. Sõbra sinus leidsin, sa lähedasem vennast, su puudutus nii kallis, vaid sina tuled nõnda. Sõbraks jääd mu. Ja veel kord.
tõusen tuhast üles ja lähen isas üles, jälle edasi, vaikselt edasi, mis oli see jäänud maha, see jäänud selja taha, ei vaata enam sinna tagasi. Ma tõusen tuhast üles ja lähen isas üles, jälle edasi, vaikselt edasi, mis oli see jäänud maha, see jäänud selja taha, ei vaata enam sinna tagasi. Kõik viha, kõik raevu ma peidan suurde kaevu ja Jumal üksnes sügavusel näeb. Ei pimedust, ei haavu, sealt kaasa võtma vaevu, mul inglid on, kes kurjast hoiavad. Tõusen vaevast üles ja lähen loojas üles, kaugemale siit, kõrgemale siit. Ei vaenlane sa rahu, ei eksita ma mahu, ta on neid, kel kindel kilp ja varjupaik. Kõik viha, kõik raevu ma peidan suurde kaevu ja Jumal üksnes südamusel näeb. Ei kibedust, ei haavu, sealt kaasa võtma vaevu, mul inglid on, kes kurjast hoiavad. Kõik vihan, kõik raevu ma peidan suurde kaevu ja Jumal üksnes sügavusel näeb. Ei kibedust, ei haavu, sealt kaasa võtma vaevu, mul inglid on, kes kurjast hoiavad. Tõusen tuhast üles ja lähen isas üles, jälle edasi, vaikselt edasi, mis oli see jäänud maha, see jäänud selja taha, ei vaata enam sinna tagasi. Ei vaata enam sinna tagasi. Sinu minevik ei defineeri, kes sa oled, vaid seda ütleb Jeesus, kes sa oled. Sa oled armastatud Jumala poeg ja tütar, kes käib kuningriigis koos kuningaga ja sa oled siin, et teda esindada. Suur tänu kõigile teenijatele ja palume, et see nädal võiks olla see aeg, kus me saame olla jälle, näidata teistele, kes on Kristus meie sees. Et nüüd hakkame lõpetama ja kohvik on avatud jätkuvalt
kõigile, et ärge ära kiirustage, aga võtame kaasa õnnistussõnad ja Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.